nagu me alati ütleme, nagu me ütleme ka laste perede arengukavas, et mida varem ikkagi sekkuda, seda paremad on laste võimalused ja laste tulemused. Nii et hästi varajasest sekkumisest kutsun teile ette rääkima 2 daami Hollandist ja ma proovin nüüd nimed õigesti hääldada, ma õppisin seda. Meil on Elle Strauf, kes on rahvatervise doktor ja kes on tegelenud sellise programmi nagu Family Nurse Partnership elluviimisega Hollandis alates 2003. aastast ja meil on Silvia van Haikat, kes on laste ja noorte arst, kes on samamoodi doktor ja uurija ja kes on vastutav Family Nurse Partnership programmi uuringu eest Hollandis ja ta töötab seal alates 2006. aastast ja mida mõlemad esinejad kui ütlesid, et miks neile meeldib selle programmi juures tööd teha, eriti Ello rõhutas seda, et ta näeb ka otseses kontaktis pereõdedega, millised on need reaalsed muutused perede elus, ehk et siit ka õppetund, kui me juhime poliitikat, kui me uurime seda, mis toimub peredes, hästi oluline on ka otsene kontakt peredega ja nende inimestega endaga, kes peredeni selle töö viivad. Nii et floor is yours. Thank you very much. Tere. Suur tänu. Tere, see on ainuke eestikeelne sõna, mida ma tean. Ma üritan rääkida võimalikult aeglaselt inglise keelt, et tõlge ka teieni jõuaks. Meil on üks raskesti hääldatav programm käimas, Voorsorg. Te juba kuulsite hommikul doktor Berrist rääkimas õe ja perekonna partnerlusest ja see puudutabki seda Voorsorgi. Meie eesmärk on ennetada laste väärkohtlemist. Mis tähendab seda, et me peame tegelema mitmete asjadega. Me peame tagama lastele füüsilise heaoleku selleks, et neil oleks elus paremad võimalused õnnestumiseks. Meil ei ole väga palju aega. Me võiks rääkida tundidest, tervete tundide kaupa sellest programmist, aga me ei tee seda, räägime siis tulemustest, oma uuringust lähemalt. Me kõikidest aspektidest ei hakka rääkima, sest et Anniki rääkis siin juba osaliselt juttu ära, aga alustame siis. 2012. aastal saime Hollandis teada, et koolidele on mõeldud üks programm ja tõsi on see, et selles programmis ei saanud osaleda kõik lapsed. Tegu oli lastega, kellel oli kodus mitmesuguseid probleeme. Ehk siis neil oli selle programmiga probleeme, aga siis kuulsime David Altist, kes selle programmi algatas ja me käisime tal ka külas. 3 teoreetikut on selle programmi välja töötanud, ma neid nimetama ei hakka, aga USAs on see programm igatahes tulemuslik olnud. 2003. aastal hakkasime seda rakendama ka Hollandis. Meil kulus paar aastat, et see ka tõlkida hollandi keelde. Tegu on muide esimese riigiga, mis ei ole USA ja kus seda programmi on hakatud kasutama, sellepärast, et me tõlkisime sellega oma kultuuri konteksti, milline on Hollandis näiteks üleüldine ühiskondlik arvamus taolistest küsimustest. Me andsime sellele programmile ka hollandikeelse nime, sellepärast, et kui seda nimetada Nurse Family Partnershipiks ingliskeelse nimega, siis keegi ei saaks sellest aru. Tegu on ennetava programmiga ja kuna andsime sellele hollandikeelse nime, siis saavad sellest kõik hollandlased aru. See tegeleb ema ja lapse tervisega, siis lähiümbruskonna turvalisuse tagamisega samuti, siis ema eluga, ema rolli, partneri, pere ja sõprade rolliga ja siis on veel üks valdkond see, kuidas kasutada kõiksugu teenuseid, mis perekonda ümbritsevad.
2,5 aasta jooksul käivad pereõed või õed siis 40 kuni 60 peres. Nad arutavad peredega teatud teemadel. Esimene küsimus on alati, et kuidas teil läheb ja kas teil on küsimusi, sellepärast et õed keskenduvad just emadele nendes peredes. Sihtrühmaks on noored emad, kes on võib-olla ka rasedad. Esimene laps peab olema elus, sest et mõned vanemad on juba teinud või mõned emad on aborti teinud. Oluline on ka see, et need naised teeniksid vähe palka ning et nad oleks riskigrupis. Me alustame koduvisiite võimalikult varakult raseduse alguses ja kestavad need lapse teise eluaastani. Professor Berg rääkis meile ka natukene aju arengust ja see puudutab ka seda programmi. Tegu on standardse ja paindliku programmiga. Aga loomulikult pidime me ju tegema ka teatud valiku emade puhul. Meil on selline topeltselektsioon. Esimese valiku langetavad ämmaemandad. Vahel leitakse osalevaid emasid isegi tänavalt, kes on kooli pooleli jätnud näiteks. Oluline on siis see, et esimene laps oleks elus ja et emal ei oleks juba pähe kujunenud selline teatud kinnistunud kinnisideed halbadest valikutest. Samuti on oluline, et emad oleksid noored ja et nende rasedus ei oleks kestnud kauem kui 28 nädalat. Siis vanusepiir on meil samuti 25 aastat, tegu ei ole ainult teismeliste vanematega ja samuti haridustase peab neil olema madal. Esimene valikuvoor on üsna kerge läbi viia, seda siis ämmaemandate poolt. Aga neis valdkondades, kus seda programmi läbi viiakse, toimub ka teine valik ja selle viivad läbi nüüd siis teise järgu ämmaemandad. Selleks vestlevad ämmaemandad ema või üldiselt perega, et välja selgitada, milliseid probleeme kodus esineb ja kui võimalik, siis hakkabki õde käima kodus visiitidel. Seda siis 0 kuni 5 kuni 1% üleüldistest sündidest Hollandis toimub selle programmi raames. Aga nüüd vahetame kõnelejat. Ja osales 465 ema. Siin on näha nüüd meie juhusliku kontrollkatse tulemused, ehk siis, et kui palju on emadel riskigrupis probleeme. Esimese valiku kriteeriumi puhul on oluline, et vähemalt üks probleemidest oleks peres esil, aga teiste probleemide puhul nendele me siis nii väga ei keskendunud. Ühesõnaga oli oluline, et vähemalt üks siin olevatest probleemidest emal ka oleks. Näha on, et 26% emadest on 4 kuni 6 probleemi, 72 on 7 kuni 9 riskifaktorit, mis tähendab, et 98% kõigist naistest on vähemalt 4 riskifaktorit elus olemas. Lapse väärkohtlemise jaoks tähendab see seda, et kui riskifaktoreid on üle 3 või 3, siis on lapse väärkohtlemise võimalus selles peres 8 korda suurem. Ehk siis tundub, et oma rühma jaoks on see osalised õiged. Siis on väga oluline ka teada lapse sünnikaalu. On välja selgitatud, et eri gruppides võib kontrolli- ja sekkumisrühmas võib see kaal erineda, kuigi meie juhul see nii ei olnud. Oluline on aga näha, et kontrollrühmas on sünnikaal veidi üle 3 kilo, 3147 ja ka sekkumisrühmas on see sama enam-vähem. Hollandis on see praegusel ajal täiesti
see ei ole normaalne sünnikaal, 3,6 kilo oleks normaalne, ehk siis siinkohal nii kontrolli kui sekkumisrühmas on tegu väiksema kaaluga, mis tähendab, et aju on väiksem, kus on vähem rakke ja ühesõnaga vähem on rakke ja see on väga oluline. Mis puudutab rinnaga toitmist, siis tulemused on üsna head. Natukene seletan teile neid slaide, sest et te ju ilmselt ei näe väga hästi, mis sinna on kirja pandud. Nüüd viimane rida, emad, kes hetkel toidavad last rinnaga, kontrollrühmas 6% ja sekkumisrühmas 13%. Oluline on teada, et Hollandis siis selles vanuserühmas antakse pärast lapse 6-kuuseks saamist rinda üldiselt 14% juhul, et 14% vanematest teeb seda, nii et väga hea, et ka meie kontroll- ja sekkumisrühmades taolised tulemused tulid. Siin on nüüd suitsetamisslaid, kui palju inimesi suitsetavad. Alguses on see hulk kontrolli sekkumisrühmas sama, mis ongi oluline, et kõik toimiks. Siis teises tulbas on näha juba erinevust, päris suurt erinevust ja siis pärast lapse sündi on selgelt näha, et parempoolses rühmas suitsetab vähem emasid. Mitu sigareti päevas suitsetatakse. Alguses on selge, et suurt erinevust kahe grupi vahel ei ole. Pärast 32 nädalat oi, ma näen, et siin on midagi täheke on puudu jäänud seal slaidilt ning kolmandas tulbas on juba näha suurt vahet ja mis on veel tähtis, et ükski sekkumisrühmas osalevatest emadest lapse läheduses ei suitseta. Siin on näha koduvägivalla slaid. Alguses kahe grupi vahel erinevusi ei ole tulemustes. Kontrollrühmas 53, sekkumisrühmas 52 ja siis see teine rida, et kui palju on seda esinenud siis perevägivalda eelmisel aastal, see oli samuti enam-vähem sama. Palju numbreid, mida ma nüüd ei hakka kõiki teile lahti seletama, aga oluline on teada meie uuringu seisukohast, et uurisime naist nii ohvri kui ka siis vägivallatseja seisukohast. Seda tavaliselt teaduses ei tehta, just seda, et naist uuritakse ka siis vägivallatseja seisukohast, aga samas on oluline teada, et vahel see siiski nii on. Vahel teevad naised seda enesekaitseks, teiseks sellepärast, et nad ei suuda lihtsalt oludega toime tulla. Ehk siis me aitame naistel ka taolise olukorraga, kus naine on kurjategija, toime tulla. Ja siin on nüüd näha tõelisti ka erinevust. Naise ohvri roll on väiksem ja siin on välja toodud sellel slaidil üleval osas ka psühholoogilise agressiooni järgmiseks psüühilise ründamise ja siis ka sundimise seksuaalsele tegevusele näitajad. Tähtis on teada, et perevägivalla hulk vähenes 2 aasta jooksul pärast programmis osalemist. Samuti oli vähem naisi ohvrid ja ka kurjategijad. Aga see peamine küsimus, mis kõiki huvitab, on see, kas voorsorg või see programm aitab laste väärkohtlemist ära hoida. See oligi see meie peamine küsimus. Ja siit jõuamegi oma lõpliku järelduseni. Sellel slaidil on näha laste väärkohtlemisega seotud raporteid lastekaitseorganite koostatud olid need ja siit on nüüd näha, et pärast kontrollimist oli sekkumisgrupis 11% lastest kogemusi väärkohtlemise vallas, samas kui kontrollgrupis 19% ja vähemalt poole võrra olid need protsendid vähenenud. Nii et lõpetuseks võib öelda, et vähemalt meil Hollandis aitas see programm laste väärkohtlemist vähendada ja ennetada. Elle ütleb nüüd veel paari sõnaga
midagi meie rahastamise kohta. Ja kõiki ju huvitab ka rahanduslik või rahalik pool, et kas see kõik on kulutõhus. Kuulsite sel hommikul USA kohta, aga tegelikult ka Hollandis on juba tuluni jõutud. Tõsi on see, et kui startprogrammi on rakendatud, siis on ka see Voorsorgi programm kasumlikum tegelikult. Tulu on 2800 eurot lapse kohta, see oli nii 2013. aastal, ehk siis investeering teenib end tagasi 4-5 aasta jooksul. Aga me ju tegelikult alles alustasime selle programmiga. Aga mis meid ees ootab, sellepärast ju tulime ka siia teile sellest rääkima. Hollandis on see programm osutunud edukaks. Alguses pidime algust tegema siis ühe väiksema programmiga, aga nüüd oleme jõudnud kokkuleppele ülikoolidega, et programmi laiendatakse üle Hollandi ja seda hakkab juhtima siis Hollandi noorsookeskus. Euroopas on taolist programmi rakendatud eri nimedega Inglismaal, Šotimaal, Põhja-Iirimaal ja seda hakatakse rakendama Norras ja Bulgaarias romide jaoks. See programm loodi USA-s ja seda kasutataksegi USA-s, Kanadas ja ka Austraalias siis põlisrahva seas. Rahvusvaheline komitee on samuti loodud taolise programmi jaoks ja kord kuus me räägime omavahel ka telefonitsi. Eks osalejate jaoks on kell väga varajane tolle telefonikõne ajal, teiste jaoks jälle hiline, aga leiame alati sellise ühise aja. Meie jaoks on oluline koos sellest kõigest rääkida, sest et me tõesti usume sellesse programmi, mitte ainult kui teadlased, vaid kui inimesed. Me tahaksime, et üle maailma oleks rohkem riike ja eriti ka Euroopas oleks enam neid riike, kus taolist programmi rakendada ja tegelikult ka Denveri ülikool on palunud minul olla selle programmi kõneisikuks siin Euroopas, nii et kui teil tekib küsimusi, võite minuga ühendust võtta. Nii palju siis meie poolt. Thank you. That was extremely... Suur tänu, see oli tõesti väga huvitav ettekanne. Ka statistika oli huvitav, nii et tegelikult ega meil palju küsimusi ei olegi. Et pigem on minu arvates selge see, et tuleb tõenduspõhistesse programmidesse investeerida ja mis on kõige tähtsam, tuleb investeerida lastesse ja nagu juba hommikul ka öeldi, siis absoluutselt iga laps on väärtuslik ja me peame igasse lapsesse investeerima. Me ei tohi lasta mitte ühelgi lapsel kaotsi minna ja see on ka meie jaoks väga tähtis. Me üritame luua universaalset süsteemi kodukülastuste jaoks ka siin Eestis. Ja selleks oleme väga huvitatud ka teie programmist. You should perhaps acquire that. Yes. I was involved in the very first... Mina osalesin kõige esimeses selle programmi rakendamises Wyomingis, mis on USA's esimene osariik, mis taolist programmi rakendas enne selle partnerluse loomist. Mida teie arvates tuleks lisada sellele programmile, sest et te olete ju seda läbi viinud, selleks, et ta oleks tulemuslikum? Ja ma pean. Esimesed tulemused olid väga head, et mida peaks veel lisama? No, mina arvan, et lisada saaks midagi meie valikusüsteemi. Praegu oleme näidanud paremaid tulemusi kui USA's. Näiteks, mis puudutab suitsetamist, siis USA's ei ole tulemused tõesti olnud nii head ja seega oleme ka rasedate naiste suitsetamisvastast programmi jaganud ameeriklastega selleks, et ka nemad saaksid seda rakendada. Ja mida siis võiks veel lisada?
selge on see, et Pipe ja Start programmi meil ei ole nagu USA-s, sest et me ei saa seda enda kultuuriruumi tõlkida. Küll aga oleme hakanud kasutama videotreeningut, mis on ka saanud head vastuga ja ma tean, et David Olson sellest vaimustuses käisime oktoobris muide Denveris ja seal toimus selline rahvusvaheline kohtumine. Me näitasime videosid kohtumistest klientidega ja tõesti positiivset vastukaja on tulnud. Tõenduspõhiselt oleme taolist koolitust läbi juba viinud ja nüüd proovime seda veelgi laiendada. Siis uurime, kuidas saaks sotsiaalmeediat kasutada oma sihtrühmades, seda siis just õdedega seoses, aga loomulikult me ei taha kodukülastusi ära kaotada või vähendada. Lihtsalt, et võiks kasutada ka videomeediumit selleks, et õdedega rohkem suhelda ja ma tean, et teistes riikides on selle kohta tulnud häid tulemusi. Jah, veel paar sõna sellest videotreeningust. Hea on selle puhul see, et õed ja kliendid vaatavad koos videosid, mida koos on filmitud, näiteks kuidas mähed vahetada või kuidas imetada rinnaga. Ja seega saavad kliendid ise ka näha, kuidas tegelikult kõik läheb paremaks niimoodi sammhaaval ja kui rääkida nüüd heast vanemlusest, sellest, kuidas olla hea ema või ka hea isa, kui isa on peres olemas, siis oluline on see, et naised näeksid, et kõik käib sammhaaval, et nad saavad niimoodi targemaks tasapisi ja niimoodi näevad tegelikult ka õed, kuidas nad suudavad perede olukorda positiivses suunas muuta, nii et see mõjub positiivselt kõigile. Veel küsimusi? Hi, I'm Esther from... Tere, mina olen Ester Hollandist ja mul on üks küsimus, mis puudutab tegelikult ka Siirit. Oma esitluses rääkisite erivanuserühmadest, aga teil vist ei olnud imeliste aastate puhul eraldi vanuserühma siis kõhubeebide jaoks. Kas see võiks olla edasine areng? Selle kohta ma küll ei ole kuulnud, et rasedad vanemad võiksid imeliste aastate programmis kaasa lüüa. Nii et minu teada jah, mitte. Any other questions? Kas on veel küsimusi? We thank you, but I would open... Suur aitäh, aga tegelikult ühe kommentaari, ühe küsimuse saame veel võtta. Neid võib esitada ka teistele esitlejatele või kui tahate lihtsalt üleüldist kommentaari esitada. Kes soovib öelda või küsida eelmistelt esinejatelt? No. Thank you very much. Big applause to those two. Suur aitäh, suur aplaus esinejatele.